Mina olen Miia, olen toitumisnõustaja ja Miia Aspiration blogi looja. Minu rutiin on vist see, et mul ei ole üldse mitte mingisugust rutiini ja regulaarsust, et mõnikord on rohkem just nõustamisi, mõnikord on rohkem just pildistamisi. Enda Miia Aspirationi blogi on kogu aeg taustal, seda ma üritan ikkagi kogu aeg poputada ja hoida. Vahepeal teengi ainult koostöösid erinevate brändidega. Koostööd on peamiselt ikkagi selle näol, et ma koostan retsepte siis mingite brändide toodetega ja kirjutan siis artikleid toodete kasulikkusest näiteks. No kuna ma olen alati uskunud seda, et toitumine, uni ja meie mõtted on meie tervise ja enesetunde alus, siis ma otsustasingi seda toitumist lähemalt õppida. Lisaks on mul häirunud söömise kogemus varasemalt, nii et see teema on mul hästi südamelähedane. Kõik need teadmised on saanud lihtsalt nii loomulikuks osaks igapäevaelust, et kui ma kas või kirjutan artiklit või kirjutan papaia kasulikkusest või isegi see kõneviis, olen hakanud tähele panema, et ma ei kasutaks väga sõna tervislik toitumine või hea ja halb toit või siis sellised mingid fraasid, mis varem tundusid nagu loomulikud. Toitumine ongi tegelikult ju elukestev õpe, sellepärast et uut infot tuleb kogu aeg. Juhtumi analüüsid ja see praktiline osa, mis me koolis tegime, et see on kindlasti väga palju aidanud olla empaatilisem, mitte ainult siis klientide vastu, vaid ka oma sõprade seltsis, et mõista seda, et söömiskäitumised ja söömisnormaalsus on tegelikult igalühel nii erinev ja see ongi väga normaalne. Kui lõpetasin kooli, siis ma sain aru, et tahaks nüüd toitumisnõustajana tegutseda ja selleks, et just nimelt luua endale mingi kliendibaas, siis tuli nagu ennast nii-öelda nähtavaks teha. No toidufotograafia tuli selliselt, et kuna ma lõin oma blogi, siis sinna oli vaja ka pilte teha ja ma ei olnud varem kaamerat käeski hoidnud, aga siis, kui esimene pilt sai tehtud, siis ma sain lihtsalt aru, et siit enam tagasiteed ei ole, et ma tõesti väga-väga naudin seda. Toitumisnõustaja õpet ma soovitaksingi tegelikult igaühele, kes usub, et toitumine mängib meie elus suurt rolli ja kes usub, et toitumine on meie elu ja tervise alus. Ma arvan, et on hästi loomulik, et me ei sünni nende teadmistega. Ma usun seda, et töö teiste inimestega on meeletult suur vastutus ja samas väga suur kingitus. Et sa võid olla inimese teejuht ja valgustaja, aga selle jaoks, et sa oskaksid mõista tema vajadusi ja temani jõuda, ma usun, et võiks ennem ikkagi läbida vastava õppe ja teha ka vastavat praktikat. Ja Rahvatervise Akadeemia suureks plussiks ongi see, et õpetatakse töötama väga palju just praktiliselt.